ja kõigepealt, mis me võiksime teha, on see, et siin meil on see astendajas -1, mida see tähendab, on see, et me peame panema selle arvu pöördarvu kirjutama. Ja arvu pöördarv oli see, kui meil on näiteks AB ja meil on vaja selle pöördarvu, siis see on sama, mis BA. Ehk siis, mis me saame kohe teha, ongi see, et me kirjutame siit kõik, mis meil on ära. Ja tegelikult üks asi, mis ma kohe teeksin ka, on siin, et ma toon selle A sulgude ette. Ehk siis niimoodi. Ja siis korrutada. Ja nüüd me võtame sellest siin selle pöördarvu, ehk siis A kahendiku. Nii, mis me nüüd võiksime teha, on see, et me võiksime mõelda, kas me saame kuidagi siin veel leida asju, kus taandada. Ja siin me tegelikult saame selles ülemises osas siin. Sellepärast, et me saame selle ümber kirjutada kui ruutjuur A pluss 3 ja ruutjuur A miinus 3. Et see on see valem, kus on A pluss B korrutada A miinus B võrdub sama, mis A ruut miinus B ruut. Nii, ja siis siin me saame kirjutada selle A, mida me korrutame siit. Ja nüüd kõik see on jagatud A sulgudes ruutjuur A pluss 3. Ja siis veel korrutada 2-ga. Ja nüüd, mis me saame teha, on see, et me taandame ära need asjad, mis siin nagu mis on samad üleval ja all. Nii et siin on A, siin on A. Põhjus, miks me saame seda teha, on see, et need kõik on korrutatud omavahel. Kui nad oleksid lihtsalt omavahel liidetud või lahutatud, siis me ei saaks niimoodi teha. Nii, aga nüüd meil jäi selline asi ja siit ma edasi rohkem ei oska lihtsustada. Ja tegelikult see on ka õige vastus, nii et selle me saime õigesti. Aga nüüd teeme seda teist osa. Teine. Ehk siis leidke A väärtus, mille korral avaldise väärtus on 6,5. Niisiis, et meil on vaja A väärtus, mille korral see on 6,5. Nii et me võime selle panna võrduma 6,5-ga. Kui sa ei ole kindel oma lahenduses, siis põhimõtteliselt sa võid panna selle võrduma ka selle lihtsustamata avaldisega, aga see on lihtsalt palju keerulisem. Nii et mina kasutan seda juba lihtsustatud varianti. Ja nüüd, mis ma teeksin esimesena, on see, et ma kasutaks võrde põhiomadust, mis on see, et me saame põhimõtteliselt korrutada risti, nii et see osa on korrutatud selle alumise osaga ja see parempoolne ülemine osa on korrutatud vasakpoolse alumise osaga. Et me saaksime selle murru kujutada. Nii et meil on 2 korda 6,5, mis on 13. Võrdub 1 korda siis ruutjuur A miinus 3, ehk siis ruutjuur A miinus 3. Ja siit me saame edasi niimoodi, et me viime nüüd siis selle miinus 3 teisele poolele. Ehk meil jääb A võrdub nüüd 16. Ehk siis me põhimõtteliselt liitsime mõlemale poolele 3 selleks, et meil saaksime sellest 3 siin lahti. Ehk siis me liitsime siia 3 juurde. Nii et tuleb 16. Ja nüüd on see hetk, kus me peame nüüd mõtlema, et mis arvu me peame võtma, mis arv siin ruutjuure all küll olema peaks, et vastus tuleks 16. Et põhimõtteliselt võib selle peast võtta, aga üldjuhul on mõistlik võtta mõlemad pooled ruutu. Mis me saame siis on A võrdub 16 ruudus ja 16 ruudus on 256. Ehk siis see on see vastus. Ja nüüd ilus oleks kontrollida. Nii et paneme selle tagasi. Nii et kontroll. Nüüd me asendame selle 500 või 256 siia esialgsesse. Ehk siis alustame sellest, et meil on ruutjuur 256 miinus 3 jagada 2-ga. Ja see on siis vasakpool. Nii 256, kui kalkulaatoriga võtta, siis ta on 16. 16 miinus 3 jagada 2-ga on 13 jagatud 2-ga on 6,5. Parem pool on meil 6,5, sest see on ülesande tekstis niimoodi öeldud. Ja kuna vasakpool võrdub parem pool, siis lahend on õige. Ehk siis lahend on see 256.
ja kui vaadata, siis see on ka õige vastus, nii et see on see, kuidas seda ülesannet saab lahendada.